Mõista, et sinu negatiivsed sisendused ei ole mitte tõde, vaid sinu enda subjektiivne reaalsus, mis on tekkinud su vanemate kasvatusvigadest. See mõte rõhutab, kui oluline on mõista, et meie tajud on sageli mõjutatud meie varasematest kogemustest ja keskkonnast, kus oleme üles kasvanud. Selleks keskkonnaks võib olla meie pere, lasteaed, kool, kogukond ja nii edasi. Kõik, millega me kasvades kokku puutume. Seega on esiteks oluline tunnistada, et meie kasvatus mängib suurt rolli meie uskumuste ja hoiakute kujundamisel. Meie vanemad või hooldajad on tavaliselt meie esimesed eeskujud ja nende tegevused, sõnad ja käitumine mõjutavad meid püsivalt. Kui oleme kasvanud üles keskkonnas, kus kriitika, negatiivsus või ebareaalsed ootused olid tavalised, on tõenäoline, et need mustrad on mõjutanud ka meie enda mõtlemisviise. Me võime need negatiivsed sisendused sisemiselt omaks võtta ja tajuda neid tõena ja iseenda osana, kuigi need on vaid peegeldus meie subjektiivsest reaalsusest. Teiseks võimaldab nende negatiivsete sisenduste subjektiivsuse mõistmine neid kahtluse alla seada ja ümber kujundada. Kui me mõistame, et meie negatiivsed mõtted ei ole tingimata tõde ja pole üldse võib-olla meie enda omad, saame hakata nende kehtivust kahtluse alla seadma ja asendama need positiivsemate ja konstruktiivsemate uskumustega. See kognitiivne restruktureerimise protsess aitab meil arendada tervislikumat ja tasakaalukamat vaatenurka iseenda ja ümbritseva maailma suhtes. Seetõttu on äärmiselt oluline harjutada eneses kaastundet ja andestust iseenda suhtes. Tunnistamine, et meie vanemad või hooldajad tegid kasvatuses vigu, ei tähenda, et peaksime neid süüdistama või nende suhtes viha tundma. Selle asemel võime valida, et andestame neile ja mõistame, et nad olid samuti omaenda keskkonna ja kogemuste produktid. Nad lihtsalt ei osanud paremini. Enda suhtes kaastunnet harjutades võime ka endale andestada kõik negatiivsed mõtted või käitumised, mis on meie kasvatuse tulemus, ning pühendada isiklikule kasvule ja enese parandamisele. Oluline on ka otsida tuge ja juhendamist. Terapeudi, nõustaja või usaldusväärse sõbraga rääkimine võib pakkuda väärtuslikke teadmisi ja aidata meil navigeerida negatiivsete mõtete ümberkujundamise protsessis. Professionaalne tugi võib pakkuda tööriistu ja tehnikaid sügavalt juurdunud uskumuste käsitlemiseks ja meie mõtteviisis positiivsete muutuste loomiseks. Lisaks on oluline keskenduda eneseteadlikkusele ja kohalolule. Oma mõtete ja emotsioonide suurem teadlikkus aitab meil paremini mõista oma negatiivsete sisenduste aluseks olevaid põhjuseid. Hetkesoleku praktikad nagu meditatsioon ja päeviku pidamine aitavad meil oma mõtteid ilma hinnanguteta jälgida ja arendada suuremat eneseteadlikkust. See suurenenud teadlikkus võimaldab meil tõhusamalt tuvastada ja käsitleda negatiivseid mustreid. Veelgi enam, realistlike ja saavutatavate eesmärkide seadmine aitab neutraliseerida negatiivseid sisendusi. Töö spetsiifiliste eesmärkide saavutamiseks aitab meil ehitada enesekindlust ja arendada saavutustunnet. Väikeste võitude tähistamine arenguteel võib aidata tugevdada positiivseid uskumusi ja vähendada meie mineviku negatiivsete sisenduste mõju. Kokkuvõttes on mõistmine, et sinu negatiivsed sisendused ei ole tõde, vaid sinu enda subjektiivne reaalsus, mis on tekkinud su vanemate kasvatusvigadest, võimas teadmine. Tunnistades oma varasemate kogemuste mõju, heites väljakutseid negatiivsetele mõtetele, harjutades kaastunnet enese vastu, otsides tuge ja keskendudes eneseteadlikkusele ning realistlikele eesmärkidele, saame luua tervislikuma ja positiivsema mõtteviisi. Saame luua tervislikuma pildi iseendast. Väärtusta isiklikku kasvu
ja muutumise teekonda ning pea meeles, et sul on päriselt võime oma reaalsust kujundada ja ise oma tõde määratleda. Aitäh kuulamast ja järgmiste kohtumisteni!